Slaaviaria vedad. 4. raamat. Eluallikas. Sissejuhatus. Eluallikas on 4. raamat Slavoariani veda seerias, mis on välja antud üldiseks kasutamiseks. See raamat viib kaasaegse inimese tagasi iidsete kujutelmade maailma. Slavoariani rahvaste esivanemate pärand Midhard Zemlil on kogu nende eksistentsi vältel olnud lahutamatult seotud iidsete kujutelmade maailmaga teistest valgusmaadest, mis asuvad puhtas varaga koos nende iidse traditsiooni ja ainulaadse kultuuriga. See järeldus ei põhine fantaasial või oletustel, vaid faktidel, mis on unustatud ja varjatud mõnede ajaloolaste ja filoloogide tühjadesse juttudesse. See põhineb eluloomulikel seadustel ja rangetel kriitilistel analüüsidel iidsete jutustuste kujutustest. Aegade algusest on iidseid pärimusi ja legende edastatud põlvest põlve, suguvõsast suguvõsasse. Igas slavo või arjani suguvõsas on säilinud oma osa iidsetest kujutelmade maailmadest. Paljud lugejad võivad küsida, miks me vajame neid vanu pärimusi. Kuid on aeg meil puudutada meie kauneid traditsioone ja ainulaadset kultuuri. On uusi, kaasaegseid, imelisi teoseid, mida tuleb lugeda, mitte vaevata end mingi unustatud, iidse ja vana asjaga, mis ei kuskilt tulnud. Aga on aeg meil suurte pühade suguvõsade järeltulijatel puudutada esialgset teadmist, iidset ja rikast esivanemate pärandit, meie kauneid iidseid traditsioone ja ainulaadset kultuuri. Meie trükitud väljaanded, mis kirjeldavad üldisi, põhjalikumaid teadmisi iidse kujutelmade maailma kohta, on varem olnud enamikule lugejatest kättesaamatud, sest sajandeid kestis Svarogi öö. Meie trükitud ja käsikirjalised väljaanded, mis kirjeldavad üldisi, kuid põhjalikumaid teadmisi iidse kujutelmade maailmast, olid varem enamikule lugejatest kättesaamatud, sest Svarogi öö kestis mitmeid sajandeid. Selles pimedas ajas olid inimestele kättesaadavad vaid killud iidse kujutelmade maailmast. Teamiselt olid need haruldased teosed Afanasjevi, Bashovi, Lomonosovi, Ivanovi, Arestovi ja teiste iidse kirjanduse uurijate poolt, mis säilivad üksikeksemplaridena erinevates arhiivides või tolmavad eraraamatukogude riiulitel. Eluallikas ja valge tee, olgu need väikesed mahult, kuid suured iidsete kujutiste sisult. Need on esimesed pääsukesed, kes naasevad oma rahva juurde. Võib palju vaielda selle üle, kui iidsed need pärimused on. Aga piisab, kui vaatate oma südamesse ja näete, et palju sellest pärimusest on teile juba tutta. Üks mu kaugest lapsepõlvest, kui vanaisad ja vanaemad rääkisid seda unenäoliste lugusid enne magama minekut. Teine iidne raamat, mis oli säilinud vanade vanaema kirstudes. Ei ole oluline, millisest iidsetest allikatest on pärit meie kodune ja poolunustatud tarkus. Oluline on see, et meie esivanemad on selle meie ajani säilitanud ja see on saanud kättesaadavaks paljudele inimestele, kes on otsustanud naasta oma iidsete juurde, puudutada oma, mitte kellegi teise esivanemate pärandit. Raamatu teises osas, lisades, avaldame teie soovide kohaselt meie kodused jutud, lisainfot ning luuletusi, milles näeme, et vene vaim on elus ja jätkab elu. Loodame, austatud lugejad, et 4. raamatus sarjast Slavoariani vaid leiate vastused neile küsimustele, mis teid elus huvitavad. Soovin kõigile armastuse, heause, rõõmu ja suure tarkuse teadmisi.